tuleb meeles pidada, et sukeldumisvarustust rannavõrkpallis ei kasutata. Rõhutame veel kord, et rannavõrkpalli mängimiseks valitakse kõigepealt sobiv riietus. Kleidid jäägu ikka teiste sündmuste tarbeks, sest nendes rannavõrkpalli mängida on päris keeruline. Väga tähtis on olla kõigi mõtetega mängus ning tegeleda meikimisega siis, kui mäng on läbi saanud. Kohila võrkpalliklubi korraldab üsnagi pea ühe võimsa suveööpeo ja sellest on tulnud meile rääkima Ingrid Kangur. Tere õhtust! Tere õhtust! No millise peoga siis tegemist on? Tegemist on sellise suure ja toreda peoga, kus mängitakse võrkpalli, kus tuleb esinema Tuvikstart, DJ Märt Rannamäe, lastega mängib Venno Loosaar ja näitame ka Kohila võrkpalliklubi naiskonda. No öövolle, see kõlab juba põnevalt. Kust taoline idee sündinud on? See idee sai alguse päris ammu, see oli 2005. aastal, kui me rajasime liivaväljakuid, rannavalla väljakuid ja siis võrgupostideks pandi niisugused suured ladernapostid ja keegi meie seast viskas nalja, et siia saaks panna lambid, et võiks öösel ka mängida. Ja see idee läks kohe kiirelt käiku, et miks mitte. Lampe me sinna postide otsa ei pannud, aga öövolle me tollal korraldasime ja saigi traditsiooniks see niimoodi. Ja sel aastal, ma saan nüüd õigesti aru, toimub see juba 3. korda, et kuidas eelmistel aastatel läinud on, et palju rahvast on kokku tulnud? See toimub tegelikult 11. 11. jah. Et rahvast on olnud päris palju, seal on piirid ees, et me päris palju paare ei võta, sellepärast, et lihtsalt me ei jõua ära mängides, me mängime hommikuni. Et oleme siis teinud erinevalt, et on 16 mees ja 16 naispaari olnud. Kuna tahtjaid on alati väga palju olnud, siis suurendasime arvu, et täna aasta on 20 paari, naispaari ja meespaari. Et üle selle esialgu ei plaani teha. Nii, et kui mina sooviksin oma mees või naiskonnaga sinna tulla, siis hetkeks on juba kõik lukku pandud. 3 naispaari ja 3 meespaari saavad veel. Nii palju on ruumi veel. Rääkige Kohila võrkpalliklubist, et see on tegutsenud ka juba aastaid, et mida te nende aastate jooksul korraldanud olete? Kohila võrkpalliklubi on tegutsenud 1999. aastast. Rohkem noortega hakkasime tegelema 2004. kui sai valmis meie suur spordihoone. Ja tegeleme siis võrkpallitreeningutega, aga korraldame igasuguseid muid üritusi ka Kohilas. Eelkõige muidugi võrkpalliüritusi, et suvel õues ja talvel saalis, aga teeme näiteks ka mudilastele kergejõustikuvõistlust ja Jüri-Mari jooksu emadele, isadele ja niisuguseid toredaid meelelahutuslikke üritusi veel. Aga kui nüüd sellest öövollest lähemalt rääkida, mis kuupäeval see aset leidis? See on 19. augustil. Ja mis kell? Kogu üritus algab kell 6. Aga öövolle ise, mängud algavad kell 8 ja ansambel hakkab mängima kell 9. Ja hästi see üritus on siis inimeste poolt omaks võetud? Praegu on küll põnevust päris palju, sellepärast, et nii suurelt me teeme teda küll täitsa esmakordselt. Et kui algusest rääkida, siis alguses oli ainult võrkpall, siis mingisugusel hetkel tõime sinna juurde ansambli, et oleks lõbusam mängida nendel võrkpalluritel ja et vallarahval oleks selline tore suvelõpupidu. Aga tänavu aasta siis mõtlesime, et teeme siis kohe veel suuremalt. Ja Tuvikstart on selline ansambel, mis tõmbab inimesi ligi. Et mina tean küll, et väga-väga palju tuleb sinna inimesi. No ja teada on ka, et Tuvikstart ei ole ju Eestis mitte kõige odavam bänd, et kuidas nad üldse nõusse saite ja kas te tulete ots-otsaga kokku või jääte plussi? Vaatame. Aga nõusse saime hästi nad. Kas nad esitasid mingeid nõudmisi ka teile? Nad on sellised tagasihoidlikud eestlased. Jaa, ei, nad ei esitanud meile mingeid nõudmisi. Hea meelega tulevad. Kui nüüd pileti hindadest rääkida, siis kas need on kõigile vastuvõetavad? Ma arvan, et nad on täiesti Eesti keskmised. Et hetkel on 13 eurot ja siis augusti keskpaigast on 15. Võtate ise ka võistlusest osa? Ei, täna vasta mitte. Olen võtnud küll. Aga varasemalt? Jah. Ise kuskilt käis läbi, et seal saavad võistelda nii amatöörid, aga et on ka selliseid tippvõrkpallureid, kes seal üles astuvad, kas kuidagi nagu ebaaus ei ole? Ei, eks elu ongi ebaaus. Aga tegelikult on nii, et pimedas mängimine on väga eriline ja seal ei ole väga vahet, kes omavahel kokku saavad, et kõigil on huvitav.
ja siis nendele, kellele meeldib tantsusamm üles võtta, siis nende auks olete kutsunud kohale vanameister Märt Rannamäe. Ja. Tõotab tulla üks 80ndate tantsuõhtu. Mina arvan, et väga tore asi tuleb. Et ta kõigepealt soojendab rahva üles kell 8 ja siis jahutab natuke võib-olla teda peale kontserti. Veel 11 jätkab tema oma diskoga. Ja millega nüüd täpselt sinna Kohilasse saab tulla, et paljud võib-olla ei teagi, kus see Kohila asub? Kohila asub Tallinnale väga lähedal, natukene maad sõita ainult. Ja rongiga saab. Ma pean tunnistama, ma ei tea rongi aegasid. Kõige kindlam vast ikka autoga. Nüüd, kui võitjameeskond on teada, kas nad saavad pärjatud ka? Oi ikka. Milliste auhindadega? Väga ilusate ja väga toredate. Meil on päris palju toetajaid sellele üritusel. No mida Kohilas veel suvel teha saab? Kohila on minu meelest üks väga selline mitmekülgne paik, kus on hästi aktiivne rahvas. Tehakse hästi palju sporti, aga meil on väga kuulsad lauljad sealt võrsunud, Birgit Õigemeel näiteks ja palju teisi. Ja siis peaaegu oleksime saanud laulupealinnaks ju üle-eelmine aasta või millal see oli. Nii et just äsja oli meil Kapamännik loeb, kuulsad kirjanikud käisid külas. Et meil nagu kogu aeg minu meelest toimub midagi. Aga suured tänud, Ingrid, stuudiosse tulemast ja 19. augustil siis kõik võrkpallihuvilised ja tantsuhuvilised ja muusikuhuvilised võiksid sammud siis Kohila poole seada. Just nimelt, ootame. Aitäh!